Sel laupäeval toimub Riigikogu lahtiste uste päev, kuid meie ei suutnud ära oodata ja lähme külla Vabaerakonna aseesimehele Krista Arule. Krista Aru, enam kui 400 ühiskonnategelast nõuavad Rail Balticu seaduse tühistamist. Kuidas teie seda kommenteerite? Ma arvan, et see on väga tõsine seisukoht, sest inimesed, kes selle seisukohaga välja tulid, et tuleb seadust tühistada, nad on ju asjaga tegelenud, nad on selle üle mõelnud ja see tunnetus, mida Rail Baltic võiks Eestile tähendada, ei ole mitte see, et neile lihtsalt ei meeldi. Nad näevad läbi selle oma ettepaneku ja selle taga ju kumab see, et nad ei näe seda tulu ja kasu, mida selline suur projekt võiks Eestile tuua. See on väga lihtne ja ma loodan, et valitsus teeb sellest oma tõsised järeldused. Seda ei saa lihtsalt panna sahtlisse ja öelda, et kirjutavad või ka niimoodi suhtuda, et need on inimesed, kes ei tea majandusest midagi. Need ei ole, need on inimesed, kes tegelikult muretsevad Eesti pärast. Samal ajal, kui ühed üritavad Rail Balticu seadust tühistada, üritab valitsus läbi suruda seadust, mis aitaks Rail Balticu trassile jäävad maid kiiremini odavamalt sundvõõrandada. Et milline on Vabaerakonna seisukoht selle seaduseelnõu osas? Seaduseelnõu on läbinud tõesti suures saalis oma esimese lugemise ja selge oli see tuli nagu küsimustest ja vastustest väga hästi ka välja, et üks põhiline objekt on Rail Baltic, aga ju on see seotud siis ka teiste selliste riigile oluliste suurehitistega, mida võib-olla planeeritakse, kindlasti ka teede ehitis. See, kuidas Vabaerakonna fraktsioon hääletab, seda me praegu ei ole isegi veel mitte arutanud. Seisukohti on olnud erinevaid, aga kuna Vabaerakond nagu üldiselt on ikkagi olnud Rail Balticu protsessi ja ka selle ehituse ja kogu selle majandusanalüüside suhtes, mida meil on õnnestunud lugeda. Kriitiline, siis ma arvan, et me suhtume täie tähelepanu ja kriitikaga ka sellesse seaduseelnõusse. Eelkõige ka just selle tõttu, et selliseid seaduseelnõusid ei tohi kiirustades vastu võtta. See diskussioon nende üle peaks viima vaidluseni ja see, mida siin Riigikogu saalis üldse kõige rohkem puudu jääb, ongi sellist Eesti elu tervikuna hindavat arutelu. On see siis Rail Baltic, on see siis maanteeehitus, on see siis üürimajade ehitus, on see aktsiisi küsimus. See, mida me nagu kuidagi ei oska siin hinnata ja vaadata ja mis ei tule ka kõne alla, on just nimelt see, et mis on terve Eesti huvi, milline on terve Eesti kasu. Võetakse üks külg ja hakatakse ajama seda ja kinnitama ainult seda, aga just nimelt see kogu Eesti elu edendamine, sellest on puudus. Nii et tulles tagasi küsimuse juurde, ma pigem olen seisukohal, et me oleme väga kriitilist. Olete Riigikogus tõstatanud idee muuta emakeelepäev riigipühaks. Miks? Selle on väga mitu põhjust. Kõigepealt, kui alustada, siis ma ütlen, et emakeelepäev on üks ilusaid ja väga sisulisi tähtpäevi. See on riigipühana meil tõesti olnud, meil lipud lehvivad, koolides räägitakse emakeelest, aga siis, kui see riigipühana sisse tuli, oli ikkagi aasta 1997. Oli selge, et too aeg pidimegi palju tööd tegema, et Eesti tuli üles ehitada, Eesti oli vaja otsast peale sõna otseses mõttes üles ehitada. Nüüd võib-olla on see aeg, kus meil on vaja mõelda, et kuidas selles riigis inimesel oleks parem, lihtsam, usalduslikum, sõbralikum elada ja üks neid mooduseid, kuidas seda usaldust, patriotismi, ka oma Eesti armastust võiks kasvatada, kus võib-olla sõnadest jääbki väheks, on just nimelt sellised lihtsad etteastumised või lihtsad teod või lihtsad ettepanekud. Nii et ühest küljest oleks see nagu riiklikult
huvi oma inimeste vastu, anda neile rohkem võimalust olla oma lähedastega koos ja nautida ka seda elu siin riigis, julgen ma öelda. Aga teisest küljest oleks see ikkagi ka otseses seoses kogu selle meie mentaliteediga, et me teame, et eestlased on väsinud, väga depressiivsed, kui Soome on õnnelikkuse edetabelis esimesel kohal, Eesti 63. Järelikult meie tööideoloogia sellisel kujul ei ole töötanud. Et see on nagu märk sellest, et me peaksime võib-olla kogu sellise väärtusbaasi ühiskonnas ja kogu ühiskonda kujundava suhtumise ümber mõõtma ja ümber ka hindama ja andma rohkem seda tunnetust inimesele, et temast hoolitakse, tema on siin riigis oodatud, armastatud, see on tema kodu ja seda on kõige lihtsam anda läbi sellise konkreetse ettepaneku. Seoses eesti keelega on viimasel ajal teravaks saanud eestikeelse teaduse ja kõrghariduse hääbumine. Kas ja mis saaks selles osas ära teha? Ma arvan, et hääbumiseni me ei ole õnneks veel jõudnud. Me peame tegelikult olema väga õnnelikud, et eesti keel on üks nendest keeltest, millel on olemas ju täna see veebipõhine väljund. Võib-olla tõesti mitte veel täies ulatuses, see tööriistakast ei ole niivõrd mitmekesine, kui see võiks olla, aga eesti keel on digitaalselt suutlik. Maailmas on palju keeli ja nendest vähesed nii 500 ringis on esindatud just läbi selle digitaalse funktsionaalsuse. See, mis puudutab kõrgharidust ja teadust, siis siin on ka eelkõige sellise suhtumise küsimus. Ega siis praegu on seadusandlikus baasis, on kõik võimalused olemas, et kõrgkoolis see eesti keel oleks igal teadusalal esindatud, et kokkuvõtted teadustöödest, mida kaitstakse näiteks inglise keeles, et kokkuvõtted oleksid eesti keeles olemas. Me läheme seda kergemat vastupanu teed, sellepärast, et elu teeb oma korrektiive nendes asjades, mis tunduvad raskemad olevat. Täpselt sama teaduses. Aastaid tagasi oli see, kui me sai kehtestatud juba selline nõue, et kõikidel teadustöödel, ka teadusartiklitel, mida tehakse maksumaksja raha eest, peab olema korralik eestikeelne kokkuvõte. Nõuded on olemas, need nõudeid ei täideta. Järelikult ei saa me vaadata ja näidata näpuga või süüdistavalt kellegi teise pihta, vaid keele eest hoolitsemine, keele edendamine, keele arendamine, keele kaitsmine, kogu see palett algab eelkõige iseennast. Kõrgkoolid, kes on seatud kaitsma mitte ainult sellist head kõrgharidust ja mõtleva inimese heaks töötama, vaid on kaitstud tegelikult või seatud kaitsma tervet oma riiki selle toimimises. Kõrgkoolid peavad siin ka iseendale otsa vaatama. Ma tean, mida mulle vastu öeldakse, et kõrgkoolidel on vähe raha ja nii edasi. See ei ole vabandus, väikese riigi pidamine ongi kallis, väikese keele hooldamine ongi kallis ja kõik algab keelekandjast iseendast. Nii et asi pole lootusetu, eesti keel pole hääbumisel, selle eest tuleb lihtsalt hoolitseda. Aitäh! Astu läbi laupäeval Riigikogu lahtiste uste päeval ka Vabaerakonna fraktsioonist ja tule küsi ise oma küsimused. Tsensuuri ei ole.